5000 meetrit on pikim Eesti meistrivõistluste kavas olev distants. Siin põhiprogrammis Eesti meistrivõistlustel 10 000 meetri jooksus on Eesti meistrid juba selgunud, valgade mängudel tänavu Kosel. Aga 5000 siis jah, need on mõtestanud siin. Ja Katariina Katjuk, võistluste liider. Ja üks õdedest liikudes siis Miina Luik, ühenduskaasadega Miina Luik. Selles jooksis siis praegu hoid kasvab targusest teist positsiooni ja Katariina Katjuk isiklik rekord Eesti kõigeaegade teine tulemus 15 minutit 54,94 sekundit ja just on see tulemus tänavu. Eesti ülemuka rekordile jääb see küll praegu enam kui 24 sekundiga alla, aga Marksi siis liikumas tõepoolest Eestiste liidrina, kui odaviskes on asi esikolmiku osas klaar ja jäänud kaaselade juba siis vaid uue Eesti meistri viskele Helina Karvak. Kõrgustesse, aga Helina Karvak on tulnud siis uueks Eesti meistriks suurepärase isikliku rekordiga 55 meetrit ja 36 sentimeetrit. Olivia Raeva võtab Eesti meistrivõistlustel hõbemedali 49 meetrit ja 44 sentimeetrit ja Marika Uko on Eesti meistrivõistluste pronks ja ka kahekordne medali võitnud on aastal Eesti meistrivõistlustel 47,66. Püsib siis hetkel tema kolmanda koha tulemusena siit ja viienda koha lõpetavad siis Kaia Soosaar esmalt 6.05. Siis võistlusest teisel kohal ja Šariko 6.28 võistluste liider. Aga naiste odavide sai just täpselt läbi ja 56 esikut rekordiga siis Helina Karvak on Eesti meister. Katariina Katjuk, Miina Luik ja kolmandal kohal jookseb number 83. See on see Annika Riha sportkeskus.ee või ka üks nendest metsadest Keikimets. Ma olen selle esigrupi ja esinelikut siin moodustamas ja Šariko. Kuus 28 jääb enne viimast hüppevooru siis tulemuseks Kaia Soosaar 6.05 ja Kristele Õpet on 5.99. Miina Luik vedamas järje oma kätte, klubikaaslastega siin tegemist on Eesti meistrivõistlustel. Hüppele, mis on mõnda aega juba kestnud ja on kujunud siis, et valitsev meistri Veiko Kuisk alustab sealt samast kõrgusest, mis ta eelmisel aastal Eesti meistri kiitud tagas 5 meetrist siis
kõrgemalt alustades veel ka Kristjan Rosenberg 460, Veiko Orampuu 460, Kaha Viljanal kõrgusega 460, Agri Uulina kõrgusega 460. Võistlus on praegu lõppenud, paraku tulemust saavad ka Toomas Keskkülale, Jürgen Nirgen lõpetanud kõrgusel 4 meetrit täpselt. Sama tulemusega kirja ka Rauno Liikmäele ja tema siis võistlus läbi, tema siis kord lõpetanud ja hetkel väikil olevat 4.40 on ületanud Hans-Kristjan Ausenberg teisel katsel ja Kaarel Jõemägi liikmemist siis ka avametsel sellest kõrgusest läbi saanud. Kiiranda kõrgelt esimesed 2, Kiiralõik jätkab põlinakat juhtima, mis siis juhtimas on ka Riho ja Kõiki Metsi jooksmas. 3.–4. 5000 meetri distantsil. Eesti kergejõustiku Eesti võistluste võitjate aunõustamine. Naiste 400 meetri lõkkejooks. 3. koht Eesti meistrivõistluste pronksmedal ajal 1.3.88 sekundit. Kurdide spordiliidu esindaja Emilia Manninen. Teine koht ja Eesti meistrivõistluste hõbemedal ajal 1.3.80 sekundit. Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindaja Karmen Veermäe. Võit Eesti meistrivõistluste kuldmedal ja Eesti meistritiitel ajal 59.79 sekundit. Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindaja Maris Mägi. Eesti meistritreener Anne Mägi. Palju õnne selle kahekordse ja esimesele kolmekordsele treenerist võitjale Anne Mägile. Tutvustamisel on nüüd naiste kõrgushüppevõistlusest osavõtjad. Annika Testa, väljaspordiselts Kalev. Mergi Ilves, Põlva kergejõustikuklubi. Anna-Friida Konks, spordiklubi Fortis. Eile Palumaa, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Mari-Liis Murula, Audentese spordiklubi. Marleen Lõhmus, Tartu spordiselts Kalev. Valitsev Eesti meister Elevin Haas. Elevin Haas. Pärnu spordiklubi Väitus. Grete Urras, Tartu spordiselts Kalev. Mikal Meier, kergejõustikuklubi Saare. Tartu Lemmu, Valga spordiklubi Varesport. Mariann Metsar, Audentese spordiklubi ja Mari Kauk, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Elevin Haas oli siis mulmule pronksmedali omanik, tulemus ainult 1.76 tänavune, aga edetabeli juht Eesti kõige aegade teise tulemusega 1.93 m. Võitis mulvana Iljušenko 1.88, aga kahjuks siis ülasmise tõttuda täna kaasa võistelda ei saa. Platsis on eelmise aasta hõbemedali võistleja võitja Grete Urras.
mullune tulemus 1.85. Omaette riik kindlasti üleval hoolimata sellest, et Tanel Jušenkod võistlemas ei ole. Kas Ellerin Haas või Brett Urras, Ellerin Haas ühe meistritiiti on täna juba saavutanud Soome meistritiiti teisma asja ja ole siis 1.90, kas isegi mitte 4 ei olnud see tulemus juba, mis Soome meistrivõistlust lükatud sai, aga igal juhul 2 hüppajat mõlemad on siis Euroopa meistrivõistluste normid näitud nii Ellerin Haas kui ka Brett Urras eelmisest hooajast. 1.93 siiski jah, Soome meistritiiti pärast tulemus 1.88 ja see oli siis juba 4. meistrikuulik Ellerin Haasile Soome meistrivõistlustelt oluliselt edukam, siis Soomes võisteldes olnud, kui Eestis võisteldes ainult 1 meistrikuult see nii kaugus. Ja siis see, et peakohtunik pärast kohtunik Timo Meri ja vahekohtunik Markus Varik. Kaugusõppevõistlus sai lõpu ja Pritšarnikko võtab siit ka teise meistrikuula teiste meistrivõistlustel 6.28, Kaia Soosaar hõbemedali 6 meetri ja 5 sentimeetriga ja Kristella Õõsakene avakatse 99 ragastele 3. kohal. Ehkki väga lähedale jõudis Helen Liikmann suurepärase isikliku rekordiga 5 meetrit ja 97 sentimeetrit kaotades 2 sentimeetrit. Pronksmedali Merli Ruudmäe, neile mõnikete võitu 5.85 ja Hanna võitu 6.74 kaugusõppe parema sellest tunde siis teda voolu. Ees ootamas samal ajal, kui naiste 400 meetri jooksus on kulmunud siis edasi oma soodu ja liitrite tuuapisiku esimatu koos tagasi, mis tagasi jõudnud mitmiselt Liiavi jooksu siis Ekaterina Putukis juhtimas. Siis on tükk maad ja peaks tulema endiselt 3.4. see Annika Ilma ja Piitmets. Ja nüüd on jõudsid väga palju siia vaja sõltnud mõnda innuvat tasemega, et neid nagu oleks siin terve liini peal ja usutavasti siis lõpukohtunikele mitte ülema tulevast, sest kõik nagu nüüd on ja kus mitte juba kogu praegu asub. Jah, 3.4. Annika Ilma Piitmets ka praegu tagasi jooksmas, aga kohe siis võistluste liidrid. Jälle on see nagu tükk, peab siis omavahel välja rääkima võtnud ja siis ka nii ümber liidrid täna tulemas on lastud kõrgusõppes. Kõrgusõppes on siis öeldud ka favoriitide all kõrgused ja väga tore. Ellerin Haas ja Brett Urras alustavad mõlemad võrdselt 1.76. Ja pronksmedal on siis vaba ja kas sellele võiksid siis Reidra Vaidla autonäituseks? Täna meistrivõistlustel kõrgusõppeks just lõpetaks mitte, isiklik rekord tänavu lükatud 1.83 on meistrivõistluste Eesti kõige edenaveris 15. kohale. Nüüd on reiled samuti omad võimalused, täna siis hüppanud tänavu hüppanud 1.78, isiklik Mark Kallis ületanud 1.80. Nii et sealt hakkab siis otsima võimalik pronksmedaliste, kui usutavasti siit puid üle ja Ellerin Haasi ja Brett Urrase vahel ja sõidikule kindlasti lõplikult jagatud. Kui jälle noormeid alutanud siis kaugusõppe Paidole ja meeste kaugusõppe saab kindlasti mõneks huvitavale kaaselevamaid alasid olema, nii nagu ka meeste odamise. Keelede katsekele saame siis juba proovikatsekele praegu kaasa elada, mõlemast alast siis jõuame ka kõnendama need alad pihta hakkavad. Kuni 18.40 siis meeste odamise, 18.45 meeste kaugusõppe, umbes samal ajal levitub ka otsepildis Kadrioru staadioniga Eesti rahvusringhääling Eesti Televisioon. Taas lündistas Eesti Televisioon
Siimani on ka siis jooksule kaaselades ja näeme siis, et Katariina Võidu on Liina Võidu jätnud ja vahet sedast silma järgi siin 30 meetrit on. Kohe on ka liini sisse tegemas Olga Andreevale, konkurentsikult kõige pikkupiirkonna soetava võistleja üldse Eesti meistrivõistlustel, sinna lähedale võib saada Maarja Kalev, aga ei, Olga Andreeva alati pikkupiirkond, just nimelt sellise soovitusele. Seda näha on alati, aga kõigi ülekski kuulseid lahkuselt kannab, kui Katariina Võidu kirja viimase ringi kella helistab käsi. Ja teile on asunud ilmselt isikliku rekordi peale siit ei joosta selles oludes ja on ka ütlemata raske seda teha. Ja liikumas siit on siis Katariina Võidu nüüd neljanda võistlejana, kelle Eesti meistrivõistluste suure tänavusega teine kuulmine tema suurt on. Maris Männi on nüüd ka Kõlane. Katariina Võidu viiekümne jooksu Eesti tiitlikaitse võistlustega võrdlusjõudel ja see distantsil. Tänavune võiduaeg jääb 16 minutit 16.3. Eelmisel aastal oli saadud 17 minutit ja lõputab ka hõbedavõidja Liina Võid. Liina Võidjale siis teine Eesti meistrivõistluste hõbesõi distantsil. Siin on Stalina Maksimov, kergustika kuulus Kalev Sillamäe ja kas on ka pronksi võidja valimamas Senil. See on Antsja Kušeneko, Venemaa esindaja. See valitsust pärast siis ka sai töötamise puhtest, siis Matostonised siis peaks nüüd mööda ja kahjuks on siis võistlust toomad kaasa kerge ühe kvartest ära, kuna see on riba. Või tuleb siiski sportkeskus.ee, siis on rühma koduklubi, viimane ring on seda joosta, see tähendab seda, et kas pronksile on siit ennast jookus hoopis Grete Põnne Eesti maailmast spordiklubist. Ja nüüd on siin sõnavõrdselt seal päris. Järjestus sassi läheb see informaator väga avaldana, ka ühel hetkel saab paremis järjestus paika. Fakt on see, kes oli see, et Katariina Võidu 19 Eesti võitis, Liina võitis järjestad selle hõbemedali. Lõppunadest siis Selmani teemas hüppe ja teemas hüppe kõrgus 440 harvendas võistlete Võidu taaskord võistlusvõttes ka Andrese Rajaja. Meil kirja siis hüppevõistlejale tulemas 4 meetrit 20 centimeetrit, lõppes ka võistlus Risto Lillemetsale, kirjavõistlipaketist saagi ja kirjas, et 20, algkõrgus oli siis Andrei Mullaune, Maamel Rakvere, hüppevõistlejale, hüppajale ja kolmandal Martsel sai siis Andrei Mullaune sellest katsest ületajaid, see oli kõrgusel Kaaren Jõeveli ja Hans-Christian Hauser.
tutvustamiseks teie ees head pealtvaatajad, naiste vasaraitovõistlusest osavõtjad. Anna-Mari Joren, individuaalvõistleja. Maris Rõgeret, Audentese spordikooli. Ksenia Zafonova, Tartu spordiselts Kalev. Maarja Helm, Audentese spordikooli. Mirei Juik, spordikooli Mirage. Katrin Vabo, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordikooli. Valitsev Eesti meister Kati Ojalo, Viljandi-Kelguselts Sakala. Krista Viimsi, Audentese spordikooli. Janne Ojala, Pärnu spordikooli Alkis. Katri Karindi,